Tervist, head Objektiivi vaatajad. Stuudios on sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Tere, Jüri! Tere, Markus! Tere, vaatajad! Valimistulemused on kõnetanud nii siin kui sealpool ideoloogilist piirijoont. Konservatiivid on mõelnud nende üle, samuti nagu seda on kõike kommenteerinud ka siis nii-öelda süsteemiparteid ja ühisparteid oma nägemusega. Me teeme ka seda täna ja kommenteerime neid valimistulemusi ja vaatame natukene üldisemat pilti, vaatame konservatiivse liikumise, miks mitte ka tulevikku Eestis. Ja ma mõtlesin, Jüri, et hea on meenutada siin KOV-i valimistest rääkides seda, et kui me sinuga vahepeal eravestluses osaleme, siis üks meie selliseid sisenalju on see, et me läheme sinuga ikkagi kohaliku omavalitsuse poliitikasse. Regionaalpoliitikasse. See on see, mis meie südant kõige rohkem tuksuma paneb. Ja puudutab, täpselt. Sa tegid mul asja praegu väga raskeks. Ma olen tükk aega nüüd rahunema. Me pole omavahel öeldes kõikide kuuldes mitte ükskord arutanud seda fantaasiat, et kuidas me nüüd lähme ja hakkame ilma tegema. Abjapaluajas ja Kapakohilas ja Väänä-Jõesus. Kohti on palju Eestimaal ja neid on ilusaid. Et vaadates seda nagu pilti, mis meil ikkagi siit vastu vaatab nendest valimistest, siis ega peab tunnistama seda, et mina siin kommenteerisin ka Veiko Vihuriga seda juba siin raadio erisaates ja nagu esimene asi, mis siit nüüd vastu vaatab, on muidugi see, et need ennustused, mis olid, need täppi ei läinud ja valimisliidud võitsid valimised 23,9%, Eesti Keskerakond oli teine 21,1%. Isamaa tegelikult ei realiseerinud ka kõike oma seda toetusprotsendi potentsiaali. See on seal kuskil 28, 29, aga üleriigiliselt siis sai hääli 18,6%. Reformierakond on võib-olla üks kõige nagu stabiilsemaid olnud siin, et nii toetusprotsendi kui ka siis praeguse üleriigilise toetusprotsendiga nendel valimistel 10% ja sotsiaaldemokraatidele või sotsialistidele, nagu minule meeldib öelda, 9,9%, küll aga EKRE 8,2%. See oli nüüd asi, mis konservatiivses leeris tekitas väga palju küsimusi ja tekitas see küsimusi ka minus. Mis nüüd toimub, mis juhtus ja kui vaadata seda, mis toimus EKRE-ga nii Tallinnas kui ka Tartus, kus Tallinnas jäädi volikogu kohtadest üldse ilma ja Tartus kukuti mitme volikogu kohaga väikeseks pisikeseks fraktsioonikeseks, siis tegelikult see on nüüd küsimus, et kuidas me nüüd seda selgitame, mida meie konservatiividena sellest nüüd arvame? No vot, oleks väga uhke ja ilus, isegi kirjanduslikult hästi kõlav selline lause, et kõik on vastavalt teenetele. Aga paraku praegu käiks selline statement ainult Reformierakonna suhtes. Kõik on vastavalt teenetele. Kuna ma olen viimased paar päeva olnud sunnitud tegelema inimeste lohutamisega, lihtsalt helistavad inimesed, kes on vähemalt mõtetes toetanud konservatiive, siis ma praegu sain hea võimaluse lohutaja rollist välja astuda ja teha väike neutraalne analüüs konservatiivina, mitte partei, mitte ühegi partei, erakonna või liikumise liikmena. Ja just nimelt läbi selle rolli, mis on väga tähtis, see neutraalne vaataja, konservatiivsete kalduvustega, ilmselgetega, ma ütleks isegi ultrakonservatiivse vaadetega. Ütlen ma nii, et minu jaoks üldraam, mis on seotud praeguste kohalike valimistega, ei paika. Üllatusi oli vaid nii palju, kui tulemusi vaadata, et realiseerus skeem, mida valimiste korraldajad
ja neid toetav aparaat kavandas 100% ja pisut rohkemgi, aga ma ei uskunud, et nii vahtu lüüakse see võit, mida vormistatakse. Et ehk nimelt, et liiga palju nagu sai hääli, ma ei ütle kühveldatud, ma ei ütle mehkeldatud, ma ütlen nii, sai hääli natuke ülemõõduliselt palju võrreldes just ennustusi vahetult enne valimistoimumisi sotsiaaldemokraatidele. Ja see, et lasti lati alla EKRE Tallinnas. No ja ka Tartus, 2 pealinnas. Vot need asjad mind pisut üllatasid. Mõnevõrra puht personaalselt üllatas mind Hiiumaa jätkuvalt punane tulemus, kus võitsid sotsiaaldemokraadid. Ma hiidlasi pole ammu kohanud ega nendega rääkinud. Mul puudub vähimgi ettekujutus, mis seal toimub. No nüüd ma aiman, mis seal toimub. Tõeline regionaalpoliitika muide. No, eks ikka seda kohvi paksu pealt ennustada ei saaks. Aga veelgi enam pani mind nüüd tõeliselt kodanikuna ja inimesena ja teatud põlvkonna esindajana imestama reaktsioon, mis järgnes valimiste tulemuste avalikustamisele. See on nimelt totaalne, vähemalt minu läbiringkonnas peataolek konservatiivide toetajate, ilmselt ka valijate leeris. Ja see meeleheide ja ahastus, mis oleks võinud ju karastunud võitlejatel olla tegelikult ju taluvuse läbi pisut tugevam, mis näitab tõesti seda, et paljude inimeste jaoks on see katastroof, kus käed langevad alla. Jälle me tegime endast parima, tegi erakond endast parima, käis väljas ja ikka meile loeti ära. Nüüd selle turule tulemisega on ka see probleem, et kui iga kord me süüdistame laevakatastroofis merd ja ilmastikuolusid, siis võib-olla polegi alati ilmastikuolud süüdi. Aga ma olen väga kaugel sellest positsioneerumisest, et vot nüüd on aeg vahetada juhtkond. See on väga lihtne. See meenutab mulle ajalooliselt ühte head lahingut, kus frangid suutsid araablaste eest ära kaitsta vana hea Euroopa. Ja selle lahingu käigus hakkasid araablased, kui hakkasid tappa saama, omavahel andma. Tüüpiline pilt. Nii, tollal Euroopas suht tundmatu, aga frangid suutsid hoida nagu jäetunud sellised figuurid nagu raudset ribikorda ja Araabia kisa ja kärale vastu seista mehiselt, mis viis selleni, et araablaste närvid ei pidanud vastu ja parema puudusel franke nad ei saanud, aga omavahel andma hakkasid seal samas lahinguväljal. Vot see meenutab mulle. Ja kui nüüd hakkavad EKRE pooldajad, liikmed, valijad nõudma juhtkond maha ja kartsa ja üleüldse, aga ma olen lugenud kommentaariumis nõukesi, suht raevukaid ja emotsionaalseid ettepanekuid, siis see on väga vale samm. Vot need on minu muljed. Jaa, omavaheline selline catch praegu on viimane asi, mida oleks üldse vaja, sellepärast et nüüd peavad konservatiivid olema tõepoolest sellised, et nad hoiavad kokku ja seisma tõepoolest nii nagu Frangi rüütlid nendest kirjeldustest on ühtse müürina külmalt ja vastu sellele lainele, mis peale tuleb, et meil on 1,5 aasta pärast Riigikogu valimised ja meil on vaja tegelikult ridu koondada praegu, mitte nii nagu araablased omavahel tõepoolest minna võitlusesse. Aga üks nagu tasand, mida mina olen siin vaadanud, on see, et meile üritatakse nagu peavoolu ajakirjanduses ikkagi rääkida sellest, et kuidas kõik need valimised olid suur punane kaart oravatele, nii nagu Postimees oma juhtkirjas ütleb. Ja no mingil määral on see tõsi, et loomulikult see oli suur punane kaart Reformierakonnale, E200, ka sellele ei läinud väga hästi, eks
ju. Nii et noh, Reformierakonna 10% riigi üleselt nendel kohalikel valimistel on kahtlemata vähene tulemus ja väike tulemus. Aga jäetakse justkui osavalt mainimata seda, et kui me vaatame nagu üldpilti, siis ikkagi ühispartei ja nomenklatuur on need valimised tegelikult ju võitnud. Kui me räägime Isamaast, siis me võib-olla tuleme selle teema juurde veel siin, aga juba praegu me teame seda, kuidas Isamaa on oma loosungi all Eesti vajab muutust loovutanud Tartus linnapea kandidaadi positsiooni ei kellegile muule kui Reformierakonnale Urmas Klaasile. Käitudes väga kiiresti omaenda loosungi kohaselt. Nad muutusid hetk peale valimiste lõppu. Just. See on muidugi kuulub huumori valdkonda, aga me elame, need on poliitilised realiteedid. Tähendab, ma jälgisin natuke ka valimiseelseid klippe ja reklaame. Erinevate erakondade omasid, et tekiks mingi üldmulje. Ja väga tihti ma oma arust nägin minu silmade jooks täiesti purjus inimesi. Ja siis mõtlesin, ei, nad on ju kained kõik. Ei ole ju tuntud joodikud, need, kes tantsivad ja laulavad ja teevad muid lollusi reklaamiklippides, mis on profide poolt ju nõustatud ja profide poolt tehtud. Aga vaata, kui purjus inimese moodi käitub kaine inimene, siis on see ju veel hullem, kui ta purjus oleks. Tähendab, see on see üldtunnustatud tänapäeva realiteet ehk poliitpalagan. Palagan on Eestis ju peale tulnud kultuurimaastikul professionaalsesse teatrisse, estraadi, tänapäeval ka balletti, kui ka klassika muusikat mängitakse meelelahutusformaadis, kes suudab, puhuda kammipildi, nagu tal oleks oboe või metsasarv või on väga raske muidu mängida neid puhpille. Aga pulli teha küll, Konsi 3. kursuse tuleng, eriti kui ta on veel interpreet tulevane. Mis tal maksab Vivaldit mängida kammipillil. Aga ega see ei tee kammipillist ju Vivaldit väärivat instrumenti. See ikkagi madaldab selle kammipilli nii-öelda instrumendina käsitleja. Ja praegu ma kujutan ette, kui meie sinuga siin mitte ei räägiks juttu, vaid kummagil oleks meil laste ksülofonid ees, ja me muusikaliselt ennast väljendaks. Ja mängiksime siin mingit saksa jahimeeste viitid, näiteks oli väga naljakas. Aga väga tihti mul tekkis selline mulje vaadates meie juhtivate erakondade reklaamiklippe, miks ma klippidest räägin, nad on profide tehtud. Kui ma ikka näen mööda puiesteed tormavat Eesti 200 praegust ministrit, Henrik Terrast, jooksmas arvatavate tagaajajate eest ja siis hüppamas ilmselt Inglise saatkonna eelsest pargis, müüri taha peitu. Ja mingit sõnumit seal ei ole. Siis ma juba mõtlen, et parem olla Pärtel Peeter Pere, kes sõidab kastirattaga ja seal on uhke valimisslogan, panen eestlased sadulasse. Hea, et mitte kasti veel, Tõesti jabur, aga selles jaburuses ma näen sellist võimuläiget, et sööge põhku põuluvad. Meie teeme, mis tahame. Ja tahame seda teistelegi näidata. Mäletad, oli kunagi siuke laul, kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö. Püüa seda teistelegi näidata. Nii et ülim enesekindla võimu näitagitatsioonilik demonstratsioon. Ja nüüd võiks ju küsida, et kui asjad on nii, nagu ma näen, tajun ja räägin, et võtame siis linad ümber ja hakkame minema surnuaia poole. Mis 2 aastaga muutub, pidades silmas tulevasi Riigikogu valimisi. Aga siinkohal ma kasutan võimalust ja tahan öelda inimestele, on nad siis valijad või ise valitavad tulevikus. Eestit ei saa võtta lahku ja lahti pan-euroopalikust ja interkontinentaalsest kontekstist. Interkontinentaalne on ta sellepärast, et Ameerikas toimuvad siseriiklikud muutused mõjutavad kogu maailma. Kogu nõnda nimetatud vaba maailma eriti. Ja see pendel, mis oli aastakümneid liikunud vasakule poole,
ja mis on sünnitanud tänapäeva neomarksismi, neoliberalismi, uue liberaalse internatsionaali, mille liige on muide parteina Eestimaa Reformierakond siiani, on hakanud liikuma paremale poole. Ja loomulikult hakkab ta liikuma paremale poole sealt, kust algas omal ajal vasak liikumine. Ameerika ülikoolide mässud, mis kohe kandusid peale Woodstocki festivali 69. aastal, kus olid ajenditeks ja triggeriteks rassiline segregatsioon, eriti aga Vietnami sõda. Nii, see kandus ju kohe üle Sorbonni Pariisis ja teistesse Prantsuse ülikoolidesse. Ja Pariisis juhtus see õnnetus, et tudengite liikumisega liitus kohalik töölisklass, mis tekitas uue rinde ja uue vastupanu ultravasakpoolse kvaliteedi. Aasta on 69. Ja tollane Pariisi linnapea, kui ka Prantsusmaa valitsus, no mis politseid, ärge ületage piire, ärge muutuge liiga jõhkraks. Kui politsei oleks need kuulda võtnud, siis oleks võinud juhtuda olukord, nagu oli 20. sajandi 19. ja 20. kus Punaarmee tungis Saksamaa peale läbi Poola. Ja kui poleks võtta olnud Pilsudskit, siis oleks 19. aastal jaanuaris loodud Saksa kompartei saanud niukest tuge Puna-Venemaalt, et me oleksime rääkinud Saksamaa sotsialistlikust liiduvabariigist. Vot nii eelmise sajandi 60. me oleks võinud rääkida Prantsuse sotsialistlikust Nõukogude vabariigist. Nii kaugel olid asjad. Ja see teeb pildi interkontinentaalseks. Lääne-Euroopa ja Ameerika. Ja loomulikult on ääremaad alati need, kes lõpuks on suuremad paavstid kui paavst ise Vatikanis. Ja on õigemal teel, koptide maal, kui Roomas. Ja täpselt see juhtubki Euroopa ääremaadel praegu, kus ilma lahinguid andmata ei taandu mitte ükski globalistide punavõim. Nagu praegu kujukalt tõestas valimine Eestis. Pole vahet, on ta kohalik või Riigikogu oma. Need ei ole taandumislahingud, need on taandumised läbi vastaste ridade. Sellel on lühem nimetus. See on rünnak. Isegi mitte kontrrünnak ehk vasturünnak, vaid rünnak, mis on pikitud ka meeleheitest. Aga mis siis saab? Vot näiteks Mondo ühing abistamine ukrainlaste ja ma ei tea veel mis värvi ja kelle sisse sõitnute abistamine, mida juhtis, kui ma ei eksi, meie praeguse linnapea Ossinovski abikaasa. Oh, mis elu seal käis. Oh, kui vilgas tegevus ja pargis anti kontserte ja jutt on Lembitu tänava pargi ääres olevast majast, kus asub vist siiamaani Austria saatkond. Ja nüüd järsku tuleb president Trump Ameerikas ja lõpetab sellised abistamised kõik ära. Ei möödunud nädalatki, kui Mondo kinni pandi. Kõik, enam mingit abi, on mida kaotada. Aga ma jällegi ei räägi Eesti mastaabist, lihtsalt Eesti on nii väike, et ta mängib praegu siin selle piisa rolli, kust peegeldub ookean. Ühesõnaga taandumislahingud, mis on võtnud generaal peale tungimastaabid. Aga mida te siis mõtlesite? Et onu Ameerikas teeb nii ja kõik nüüd on siin kandikul toodud konservatiividele või? Sõbrad, võitlus alles algab. Sõjapasun kutsus kokku koonduma kõiki, kes leiavad endas orava, neomarksisti, põhimõtteliselt, kas sina näed näiteks, küsin sult, mingit vahet Lauri Perlingul ja Kristiina Kallasel? Ei näe, nad on äravahetamiseni teisega sarnased, ja. Nad on selle sama süvariikliku projekti võtame kas või niukesed lihtsalt välistunnused, kehakeel.
hääleseade, jutt, leksika, diktsioon. No vabandage väga, see on nagu vormel 1, seisab tallis alati teine auto igaks juhuks. Vaata, kui kiiresti nad suudavad oma kumme vahetada. See on ära timmitud viimse kui millimeetrine mehhanism ja selle vastu tulla Hans Tertsiuse kombel ausalt võitlema roodusõduritega, nagu Mahtra reas oli. Ja siis lüüa maha nende porutsik ja arvata, et öeldakse, oi vabandage, me eksisime kohaga. Mahtra sõja algus. Ma võib-olla ei mäleta täpselt, ega süžeeline joon. Ei, seda ei tule. Aga hakata nüüd ahastama, et ei läinudki nii, nagu me lootsime ja unistasime. Nii ei saa. Tähendab, kokkuvõtvalt, näen selles pusle on suurem kui üks pusle element. See on suurema võitluse väikseim fragment. Ja ma olen sinuga täiesti nõus selles osas, et tõepoolest siin Baltikumis ja Euroopas laiemalt üldse on praegu see olukord, kus meile etendatakse tegelikult sellise Euroopa ja rahvusvahelise globalistliku süvariigi liberaalse nii-öelda rahvusvahelise liikumise sellist koondumist ja see on nüüd see koht, kus inimesed peavad aru saama, et impeeriumid, enne kui nad kokku kukuvad, üritavad nad veel võimalikult palju nii-öelda üles tõusta ja võimalikult palju oma seda endist olemust ja essentsi ilmutada, et ükski asi ei lähe, ei kuku kokku lihtsalt niisama. Ja tal on, ütleme nii, et see läheb teise kohta, mainin selle lihtsalt ära, et Nõukogude Liidu kokkukukkumine oli võib-olla üks kõige selliseid valutumaid protsesse tegelikult. Õige märkus, sellepärast, et kuidas 20. ja 19. sajandil enne 91. aasta katastroofi Nõukogude võimu poolt vaadatuna muudeti riigipiir ainult ühte viisi, sõdadega. Just. Mida ise ootasin, mitte ei lootnud, ootasin hirmuga 80. 9. ja 90. toetudes ainult ühele küsimusele, mille esitasin siis endale. Kuidas muutuvad Euroopas riigipiirid? Isegi Soome, kus peeti Helsingi kuulsat kokkulepet, et nii jääb nii, nagu praegu on, fikseeriti ju ära, et Lääne-Euroopa piire ei muudeta, eks ju. Aga vabandage väga, Adolf Hitleri hiilge aegadel oli täpselt samasugune diilimine Prantsusmaaga, Inglismaaga. Vot nüüd jääb ainult nii ja kõik. Vot ainult Tšehhi võtan veel. Ja kõik, kui te ei pahanda. Aga mis sellele järgnes? Mitte midagi uut. Ammu ju teritati juba kirveid. Kes kellele? Minu sugulane, kes teenis tollal Wehrmachtis, hiljem muidugi, kui meie kokku saime, ütles, et kui me ei oleks alustanud, siis kui me alustasime, oleks hiljemalt septembris Stalin meid rünnanud. Mees teenis SD-s, mees teadis, mida ta räägib. Kanaarise firmas lolle ei hoitud. Luure töötas väga hästi Austria-Ungaris ja Saksamaal. 3. oli Ahranka ja Akruusmäe kontrrazvedka ehk sõjaväe vastuluure. Nüüd on Mossad võtnud üle esikoha selles valdkonnas. Nii et ega ei saa ja ei tohi võtta Eestis toimuvad poliitilisi sündmusi ka regionaalpoliitika tasemel väljaspool suurt puslet. Seda mitte näha on minna täiesti pimedasse suletud kardinatega tuppa ja üritada leida seal kohvi ja seda kohvi mitte maha ajades. Ja ma arvan, et on väga oluline inimestel tähele panna ka seda, et just nimelt sellest nii-öelda kogemusest, et üks impeerium ehk Nõukogude impeerium on suhteliselt valutult kokku kukkunud, et me võiksime järeldada, et just kui see sama sündmus kordub ka globalistliku näiteks Euroopa Liidu impeeriumi kokkukukkumisega. Et me võiksime ütelda seda, et ei, et tegelikult midagi suurt ei juhtu, et võim lihtsalt Brüsselis vahetub ja kukub ära niimoodi. Ei, me ei pruugi üldse nii
nii minna, ei pruugi üldse nii minna. Ja võib juhtuda see, et mida me praegu tegelikult näeme Eestis, mida me praegu näeme igal pool Euroopas, kuidas kõik need võimu viimased riismed korjatakse veel kokku, pannakse ühte potti ja suunatakse see rünnak nii-öelda viimase normaalsuse ja konservatiivse riismete vastu. Ja mille vastu veel? Euroopa kristliku tsivilisatsiooni riismete kui vastu. Sellise. Tähendab, võeti ju võitlus vastaseks endale, no kuule, rohkem kui 10 sajandit Euroopa ajalugu. Rohkem kui 10, no tegelikult veelgi rohkem, sellepärast kui me võtame jälle kristlikust vundamendist lähtudes, eks ju, siis ikkagi Konstantinus Suure ja need ajad on ju keskaja algus. Ja võt kõige selle vastu, mis on toonud Euroopa sinna, kus ta praegu on. Me räägime siin juba 15-16 sajandist Euroopa kristliku tsivilisatsiooni. Täpselt. Ja kuidas on degradeerunud siis, nagu öeldakse, valge mees, kes valitses Euroopat. Oli ta siis sõdalane või kaupmees või vaimulik, eks ju, on ju näha praegustest geiparaadidest, eks ju, kui vanasti panti paika jumaliku tõe avalikuks tulemine, väga hea film oli Viimane duell, eks ju, mis oli Euroopa suurimaid viimaseid avalikke duelle Prantsuse valitseja kuninga juuresolekul. Alati meeldib mulle tuua veel näited hilisemast keskajast, kui viimane Plantagenet Richard II oli juba langenud, aga viimane kuningas, kes langes Inglismaal lahinguväljal Richard III, eks ju, kelle säilmed nüüd leiti, eks ju, viimane ja Yorkide ja Lancasterite sõda, kuningas võitab oma kuningriigi eest, talle pakutakse, tule nüüd ometi hobuse selga, ma tõin sulle. Üks tema võib-olla isegi konetaabel marssal, eks ju. Ja sest Inglismaal kehtisid Prantsuse õukonna tiitlid ja kuningas ütleb, Richard III ütleb, ei, ma võitlen siin oma kuningriigi eest, oma krooni eest või langen võideldes. See oli mees, kellel oli teatud selgroo kahjustus ja no kes ei olnud selline atleet või nagu Herakles ja võitles. Vot minu eetika. Millele mõtleb kuningas surivoodil Edward Longwood, Edward Pikkjalg, Edward I, kes surub maha Velsis mässud ja Šotimaal surub maha mässud ja tema ju Šotimaal sõjakäigul sureb, aga surivoodil ta ju ütleb ainult ühte, ärge laske mu jobust pojal, tulevane kuningas Edward II, tuua oma armukesed tagasi Inglismaale. Ta mõtleb riigi tulevikust. See on riigimees. See on mees, kes sureb. No see on ju lämbu, mis surm. Ta ei surnud mõõk käes, ta suri oma telgis. Nii, ja kuivõrd erinevad tänapäeva võimu omavad. No vaata Järvanit või vaata kõiki neid Reformierakonna ministreid Keldot ja omaaegsetest ilmategijatest, kas või Edward I tõelisest sõjakuningast, kes pani Inglise kuningriikidele, dünastiatele, vabandust, kuningriik oli üks alus. Ja muidugi on Tudorid väga verised valitsejad. Aga Stuartid, jah, Karl I ja sureb tapalaval nagu ka tema vanaema, Šoti kuninganna, Mary Stuart. Kui riigimehelikult surevad mõlemad. Mary Stuartit tuli kaua nottida Timuka poolt, enne kui tal see pea õnnestus maha lüüa. Karl I pidas 10-minutilise kõne Whitehalli rõdult. Tapalav oli Whitehalli rõdu all. Mõeldes oma riigile ja rahvale. Või selle tiraadi lõpetuseks Prantsuse märterkuningas Louis XVI, kes giljotiini ees andestas oma timukatele ja rahvale, tegemata etteheiteid, vaid teenides oma kodumaad lõpuni.
ja nüüd, kas sa kujutad ette, et Keldo või nagu ka näiteks Marie Antoinette, kes tegi seda Jaa, sama. üliväärikalt, võttis vastu giljotiini. Lihtsalt ta oli nagu külaliskuninganna, aga ta pidas muidugi ennast juba siis Prantsuse rahva kuningannaks, kui ta abiellus eelmainitud viimase märtervalitsejaga. Ja kas sa kujutad ette, et noh, ma ei tea, no Alender Joko seisab giljotini kõrval ja üritab manitseda rahvast, et käituge õieti või Keldot veel ükskord ja püksid ei olegi märjaks lastud. Mina ei kujuta. Ja vot kõige selle vastu, ma tõin praegu lihtsalt natukene kirevamaid näiteid ajaloos, et inimene võtaks kodus õpiku, loeks, tänapäeva õpik on ju kliki kaugusel ja mõtleks selle üle, et mindi oma sõnade kaitseks välja üleni ära turvistatult selliste sõjariistadega, mida sa näinud ju oled. 2 mõõk, 1 mõõk, 4-tahuline torke naaskel, mida tavaliselt kubemesse torgati, mujale ju ei saanud. Või siia või silma ja noh, see ei olnud misericordia, see oli tööriist, kui oli veel otsustamata, kes jääb Jumala kohtu ette. Ja ma juba kujutan ette kommentaare, kas te tahate sellist kohutavat, jah, tahan küll. Sest kui praegu mingi kalamees onu Riho kipub sõimama keda iganes tahab, tungides poliitsfääri, siis vanasti oli väga lihtne öelda, et kuulge Riho, näidake mulle enda matrikkel kõigepealt ja kui te seda suudate teha, siis mina saadan oma sekundandid teie juurde ja teie võite valida ratsa või jala, tuli või külmrelvaga. Markus, 100-st 120 Riho loobuksid kohe. Kindlasti. Vot, nii et, aga me näeme muidugi maailma erinevalt, sest et no, ma olen näinud ka neid, kes on tõsimeeli valinud Reformierakonda. Ma olen suht hiljuti kõnelenud ka ühe väga vana ja staažika Reformierakonna kandidaadiga, kes lootis saada ka nüüd veel üks kord linnavolikokku. Ta ei saanud. Ei naera, ei nuta, võtan neutraalselt. Küsida tahaks ühte asja. Proua, kas teil kodus peegel on? Ei ole, okei. Peeglita kasvanud põlvkond. Saan aru. Pass teil on. Vaadake sünniaastat. Ma ei tea nälja. Ma räägin tõsiselt. Mille vastu võideldakse. Ja mille kaitseks ma olen sõna võtnud viimased 10 aastat, nii kaua kui on eksisteerinud portaal Objektiiv. Paranda mind, kui ma eksin aastaga. Täpselt 10 aastat tagasi, 19. oktoobril aastal 2015. Hoopis pihta, peaaegu täitsa pihta. Me veedame siin oma 10-aastast juubelit. Aga nalja me ei tee, sellepärast, et võib ju arvata, kes iganes meid praegu ei vaata. Mehed teevad nalja, no mehed on naljamehed. Ei ole naljamehed. Aga kõik on ju harjunud, et no, et natukene ikka saab nagu täpselt või võiustatult praegu öelda Urmas Klaas, no aga ikkagi, vaatame, loeme neid tibusid seal kevadel, sügisel ja tal on õigus, vaat mis on kohutav. Ja siis tuleb välja, et kui Signe Riisalo etendab meile jälle, nüüd ma ei tea, vist ainus Riigikogu liikme rollis lumivalgekest hetk enne viimast minestust. No ma ei usu, see on halb teater, see on väga halb teater. See on täpselt sama halb teater kui see, kui Yoko Alender olles viimased 5 päeva minister ja tuulikute eestkõneleja teatas, et mina ei astu tagasi. Mina seisan. Siis tekkis paus. Ja ta sai ise ka aru, et no kuidagi piinlik. Ja lisas suure punnimisega. Mina seisan selle eest, et meie inimestel oleksid taskukohased elektrihinnad. See on kolossaalne. No ma näen, Marcus Tullius Cicero räägib, kes ütles, et Cicero on surnud ja kilpkon on ära uppunud. Mul on piinlik. Nii, neid piinlik ei ole, sest kõik ju, aga no nii ta on ju.
noh, see on tänapäeva paindlikkus. Flexibility peab olema. Mees peab istuma kodus, teenima raha rantjeena nii, et ülegi jääb. Lapsi 2-3 kasvatama. Nii kui mina teen suurt kunsti. Nii kui mina nagu flexibility on selline, mulle seletas üks piiga. Mulle vanale lollile mehele, kuidas moekas mees või moekas naine ennast üleval peab pidama. See mind vapustas. See oli 15 aastat tagasi. Ma tean seda inimest, elab siiani. Ja on võimuga väga lähedalt seotud. Nii, tähendab, ma ei mõtle välja, need ei ole mingid laste hirmutamise muinasjutustoorid, eks. Ma juba ammu olen aru saanud, et elu pakub palju naljakamaid ja õudsamaid muinaslugudena tunnetatavaid faabulaarenguid. Nii et selle väga pika jutu võtan ma kokku selle lõigu sellega, et inimesed peaksid nägema esiteks suuremat pilti ja teiseks mitte tõmbama võrdlusmärki konservatiivsele maailmavaatele ja maailmatunnetusele ja võrdlusmärki rahvaliku ja maru rahvusliku tiivana poliiterus. Konservatiivne maailmavaade ei tähenda roomamist üleeilse lõkke tuha sees ja selle tuha pähe raputamist, vaid tulevikku valgustavat tungla hoidmist. Vot see on minu arust ülitähtis aru saada. Ja rehkendama peab ikka sellele, et kus saada tuge. Konservatiivism, vähemalt lääne-euroopalik, omab oma juuri ja mulda juurte ümber, mis on sajandite jooksul välja kujunenud ja sinna hulka käib muide siin Eestis väga kiidetud talupoja tarkus, mis omakorda on ehitatud ja vundamendina kasutab kristlikku maailmanägemust, Uut Testamenti konkreetselt. Ilma selleta hajutatakse lambad. Ei pea vastu paganlikus tantsuringis, nagu meil tantsisid siin eelmiste valimiste eel Riigikokku sotsiaaldemokraadid oma kontoris. Ainult lõke oli puudu. Aga tants oli sama. Muuseas, see on väga huvitav kujund. Nägin ise seda tantsu. Me rääkisime siin vahetult enne seda saadet sinuga ja mulle tundus, et see kujund või see sümbol on väga, väga huvitav. Otentotid tantsivad. Nii sotsialistid, siis E200. On tantsinud. Kui ka nüüd sa mainisid, et Lavly Perling. Lavly on tantsinud soolot. Mingisuguses kontekstis tantsis jällegi. Ei ole küll minu maitse, aga vahtisin suu lahti. 3 sekundit. Aga see on väga huvitav sümbol, sellepärast, et see näitab seda, et nii-öelda need sellised süvariigi projektiparteid, nad näitavad tegelikult ära seda, kes nad tegelikult on. Ise seda tahtmata, aga need on ju ometi mingisugused oma vahel. Vaid kõik teed viivad, nagu öeldakse, lõkke äärde. Mitte Rooma peaks olema kõik teed. Aga nemad, ja vähe sellest, osad edumeelsed Rooma nii-öelda legaadid on ju tänapäeval ka öelnud, et oleme ikka tolerantsed. Ja, nii, Anglikaani kirik, Canterbury piiskop on kes, eks ju. Vaatad otsa, küsimusi ei teki. No võt, ja kõik see kokku pantult räägib ise enda eest. Ega sa ei peida naasklit kotti. Aga kas te inimesed tõesti arvate ja loodate, et sellised annavad võimu käest ilma võitluseta? Ja mis teeb praeguse olukorra Nõukogude Liidu lagunemise ajast erinevaks, on see, et poliittehnoloogiad on välja arendatud meeletult ja on meeletult suurem ressurss, mis on rahvusvahelisel internatsionaalil käes, võrreldes omal ajal Afganistani sõda pidavat ja lagunevat Nõukogude Liitu silmast pidades. See on läinud kordades hullemaks. Kui üritatakse ju juba me oleme ju kõik võrgus elavad robotid, meie meeli kujundada täpselt nii, nagu inimhingede operaatorid
heaks arvavad. Nii et olukord on väga raske, aga sõnum valijatele, valitavatele on selline, et võitlus alles algab. Me oleme stardijoonele jõudnud ja jumal tänatud on vastane kõik oma väeliigid meile ära näidanud ja oma kapatsiteedi ära kaardistanud. Me teame, mida neilt oodata. Ja veel üks asi, ilma võitluseta loobumine ehk loobumisvõidu andmine vastasele on selline katastroof, vot see on katastroof. Kui me kaotame võitlustahte, siis me kaotame kõik. Aga ma näen seda, kordan veel, läbi kristliku prisma. Ei ole mõtet Mõigu Arvil ja Veskimetsa Rihol mahtra malakatega mu nina alla tule vehklema. Mina teie malevaid juhtima ei hakka. Ma suunan teid kirikusse, vanasse kirikusse. Ise valite, ida või lääne kirik. Aga ärge tulge mulle rääkima midagi 4 või 5 või 6 püha. Ma pean silmas ikka suuri uske. Aga see on minu personaalne pöördumine. See on tee, kus käies te komistate, aga te saate jälle võimaluse üles tõusta. Aga kui te loobute võitlemast ja hakkate tõrvikute ja malakatega vehkides ütlema, kas me siin ikka oleme Kalevi poja sugu. Ei ole, ammu ei ole. Kui keegi üldse võib sellega vehkida, siis Soome raudaiga kangelased, Sepp Ilmarinen ja tema assistendid. See on põhiline, nähke suurkamba pilti ja valmistuge lahinguks. Jäälahing on möödas, aga viimane lahing on ees. Aga seal tuleb võidelda. Seal ei tule istuda loožis ja vaadata, kas täna võitis Mirmilo see kultuuri või vastupidi. Kui tulla tagasi Eesti juurde ja tegelikult me oleme ju kogu aeg siin Eesti juures ja me kommenteerime seda pigem nagu läbi Eesti prisma muidugi. Eesti prisma või tegelikult läbi sellise üldisema ajaloolise prisma seda Eesti praegust olukorda, siis üks on küll tasub mainida, et sa tegelikult juhtisid tähelepanu sellele, et praegune poliittehnoloogia on teinud sellest vanglast, mis nõukogude ajal näiteks oli niivõrd selgelt tajutav kõikidele inimestele, et see oligi vangla, on teinud sellest vanglast sellise meeldiva ja nauditava koha niimoodi, et inimesed on ise trellide sees ja nad hääletavad neid jõude, kes neid trelle neile maale toob, kes neid manufakteerib, kes neid opereerib ja hoiab täidab energiaga. Täidab täpselt energiaga ja paneb sinna nendele trellidele ka veel elektri sisse. Et need inimesed, et ei hakkaks keegi kuskilt üle ronida. Et ja kui need inimesed põhimõtteliselt, nad on jõudnud sinnamaani välja, et nagu on üks autor 80-ndatel, 90-ndatel väidetavalt KGB-st ära karanud mees nagu Juri Bezmenoi rääkinud. Oi, kui palju need on endiselt FSB ja välisruu, GRU, KGB ja GRU. Aga tema on rääkinud sellest, et enamus ongi sellised laustak. Just. Aga tema on rääkinud sellest, et kuidas tänapäevane ühiskond on jõudnud demoralisatsiooni olukorda. Ja demoralisatsiooni olukord on selline, kus inimesele ei tule enam, ei aita teda enam faktid. Ta on ideologiseeritud sellisel viisil, et faktidega teda enam ümber ei pööra. Ja ma mõtlesin, et huvitavad, aga millega siis pöörab? Tegelikult pöörab ühe konkreetse asjaga, pöörab ümber täielik krahh. Ainult nii-öelda afektiseisundis inimest võib mõjutada mitte argument, vaid afektiseisundis inimest võib mõjutada veel suurem afekt. Kas sa mäletad, Markus, jälle lühikeseks hetkeks sukeldun ajalukku? 76 või seal 8 või suurepärane prantsuse film, Vana jahipüss. Saksa okupatsiooni aeg. Ma vist ei ole seda näinud. Nii, 2 sõnaga. Kooliõpetaja naine Gestapo poolt
Prantsuse kooli õpetaja. Prill, noik, afektiseisund. Ja ta leiab käeraudse oma isa jahipüsi. Ja ta selles seisundis kõik need, kes seal, no ei ole suur väeosa. Me räägime siiski SS-ist. Isiklikult hävitab ära. Vaat kui tugev jõud on afektiseisund. See on, film on vändatud mitte kunstiliselt teosena, vaid dokumentaalbaasil olevana. See on seisund. Ja kohe kasutan veel võimalust öelda, retsepte. Retsept on lihtne. Passionaarsus. Ja nüüd küsimus, kõige tähtsam küsimus. Kas Eesti rahvas või see, mis tast järel on, no praegune Eesti rahvas Eestis on võimeline passionaarsuseks. Vaat kui ei ole, siis on meil aeg sinuga eksponaatideks kolida. Me peame ainult muuseumi valida. Ma valin parema kliimaga, Lõuna-Prantsusmaal. Aquitania, jah? Mis see pealinn oli vanasti, Marseille või Bordeaux või kumb see oli, Bordeaux vist oli, ja Bordeaux oli. Aquitania, no mäletad, Eleonor Aquitaniast. Kuningas Henry II abikaasa, John, Jeffrey ja Richardi mamma. John Maata, Richard Lõvisüda, siuke tore seltskond. Henry II abikaasa, kes ei roninud puurist välja enne, kui tema valvemeeskond ei põlvitanud. Henry II oli jõuludeks komme kutsuda oma eks-abikaasa kloostri vangistusest enda residentsi, et koos jõule pidada, lapsed ka. Tuuakse kohale puuris, no nagu ette näeb kord ja kohus. Eleonor ei astu välja mööda astmeid. Vastas Henry turvamehed, rüütlin. Nüüd on ühe sõna, ma olen Inglise kuningann. Ja Henry ütleb, ja küll poisid, põlvitage, ta ei jäta jonni. See on naisterahvas, kelle elu ainult ühest abikaasa silmapilgust sõltub. Ma räägin passionaarsusest nüüd. Ja vot kui ei ole passionaarsust, no mis sõbrakesed, te arvate, et Batu-khaan ja Suvedei valutasid Euroopa ilma passionaarsuseta või? Ainult passionaarsusel see kõik töötaski. Nii, ja nüüd see oli valutussõda, et saada enda lambukestele rohkem rohumaid. Aga siin me peaksime ju kaitsesõda pidama. Ja passionaarsus peaks nagu vannast võtta olema. Aga kui inimene tahab, et ta näeb telekast Lauli Perringu tantsu, kui ta tahab näha, muide Eesti 200 kui tantsima, kui tantsuvooru jõudis, moodustas ju, kui sa mäletad, formatsiooni siiski. Need sotsid seal nagu lükke ääres, aga need olid lava number. Ja vot kui te sellist maailma ei taha, jah, või sullegi väga hästi tuntud näide, kuidas Makedoonia Aleksandri papa, jah, kuningas Filippos saadab spartalastele tagasihoidliku sõnumi, ketta peal viskab üle müüri. Kui ma nüüd tulen, et ei aristu mulle, vaata siis ma teen, vastus on samal kettal üks sõna. Kui. Elagu Sparta, orjanduslik, mitte demokraatia, ei, kuningriik. Kaks kuningat. Ja täpselt sama nagu vabariigiaegne konsuliks olemine. Rooma konsulid, kandidaadid pidid näitama Rooma kvoorumi, Rooma Palatiinuse künkal, jah, kuurija ees, kui istub sõnad oma arme, mis on saadud mitte armukese käest, vaid võideldes vabariigi eest. Armid pidid olema ehtsad. Sulla näitas oma arme, suur Marius, 7 korda ümber valitud konsul, näitas oma arme. Mängu jälgis noor Julius Caesar, Sulla Mariuse sugulane. Mariusel olid tema mammaga omal ajal head suhted, nagu Sullagagi. Sulla sellepärast andis poisile andeks tema mitte eakohase ülbuse. Rooma ajaloost on mõtet õppida väga palju, aga okei, võib-olla jutt läks liiga kaugele, aga ilma sinna kaugele ära käimata
ajaloolane peab elama antiigis pidevalt. Ma soovitan kõigil lugeda, kes praegu on väga õnnetud ja nukrad. Minu poolt juba mainitud Tullius Cicero traktaati riigist. Kui tänapäevane, jumal hoidku, kui tänapäevane on vana Rooma kindrali vanema Pompeiuse, keda hüüti Pitseeni ja liunikuks, eks. Näe, kus Pompeiuse isa. Kõned, mida Cicero talle, olles Pompeius nooremana kirjutas. Kuule, kirjuta mu papsile paar pöördumissõdurite poole, sa oskad seda. No võt, väga õpetlik. Aga pilt läheb laiemaks, maailm avardub. Ei ole mõtet uurida maailma ja küsida, miks on nii ja naa, kui teie infoallikas piirdub Lavly Perringu tuhvlitalla jälgimisega telekast. Ei ole mõtet. Sealt te leiate võib-olla ainult selle, millise kaka sisse ta täna astus. Aga see on ebaväärikas tegevus mõelda, no kuidas siis ikka nüüd meid vaeseid ja patuseid niiviisi nuheldakse. Sest mängupanused on ülikõrged. Ja kui muud ei ole võimalik päästa, siis on alati võimalik päästa oma hing. See on hea printsiip. Võimalus on alati olemas võidelda, kuidas see lõpeb, pole meie teada. Saame me taevariiki või ei saa? Me ei tea. Aga me teame, et kui me keerame selja Jumalale, siis varem või hiljem hakkame me sellepärast tundma valu. Pori ei määri päikest. Oi, kui palju on neid ütlusi veel. Ja mitte ainult Tartu piiskopi juust. Järeltulijaga olen ju vestelnud. Volkeriga rääkisin üle 1 korra elus. Buksvegenit on silmas. Siis kui ta elas, maetud muide oma esiisade kabelisse, Haapsalu. Maailm avardub siis, kui te teate, kes oli tegelikult viimane paladin, talvekuninganna poeg, Rupert, kes juhtis kuninga vägesid Inglismaa koiguseas, Karl I õepoeg. Millist graafikat ta suutis teha? Kui palju ta teadis keemiat, kui palju ta teadis sõjandusest, sest et ta viibis 2 aastat Püha Saksa-Rooma keisri vangina viimasel ossis ja raamatukogus. Ja tema lõunakäigud olid 30-käigulised lõunasöögid. Aga mitte sellest fantasi, ta luges kapsaks kõik see, mis puudutas Makedoonia Aleksandri sõjakäike, Sulla ja Mariuse sõjakäike. Caesarit ei ole lugeda mõtet. Gallia sõja käikude kirjeldus mõnikümmend lehekülge. Avardage oma maailma nägemust ja kogemusi. See on ainuke, mis teid päästab. Sest muidu Libre tegi ja 2 aasta pärast selle Libre tegi ja Prousti ja Köstri jonn. Nehorošoo. Nii me kaugele ei jõua. Nii et see on nõuande väel. Kui kellelgi on parem retsept, konkreetselt mida teha, resultaadid ei tule 2 nädalaga. See pole teil siin joogaprogramm või pilates või mis nad seal kõik on. Seal ka ei tule, aga nad ütleb, et see oligi siht tegelikult. Pehme maandumine. Nii, aga mina muud teed ei näe, kui juurde tagasi. Klikiaeg on ju kõigil, kes pani rahva laulma 88. meeles. Postmargid, vanaisalt jäänud Eesti kroon, viikingilaevaga, laulupeoga, Hermanni torniga. See on ehitatud just sellele ajale, mis omakorda on baseerunud õigel euroopalikul tunnetusel ja kus kirikut hoiti au sees. Ma mäletan minu ajal kiputi jõuluteel. Et alles hoida mitte mälestust Kiiviti isast, no ka Kiivit oli tubli poiss, Jaan Kiivit, vaid just sellest kliki ajast, kui kõik oli nagu kord ja kohus. Ja pole mõtet heietada lootusi, et tuleks ometi Wehrmacht jälle pealinna. Küll oleks 90-aastased lilleneiud jälle pisara paotanud. Ei, mitte see ei ole. Palju laiem on. Vot see ära tsükeldumine ja kõiki asjade lahterdamine ongi tänapäeva poliittehnoloogia üks tegusamaid ja samas ka nähtavamaid instrumente
instrumente ja siin oleks väga asjakohane praegu tulla lagedale väga vanale ja ajale vastu pidanud jesuiitide loosungile ad majorem Dei gloriam, suuremaks Jumala kiituseks, Kristuse ordu. Midagi pole teha, vanad relvad tuleb jälle kapist välja võtta, tolmust puhtaks pühkida ja minna barbaritele vastu, kaitsmaks oma tõekspidamisi. Ma ei näe vahet praegusel ajal ja pühale maale sõdima läinud Prantsuse parunitel ja kellest muist olid veel viikingi juurde Skandinaaviast. Lihtsalt meie peame kaitsma enda kantse siin, kus me seisame. No seda lihtsam peaks olema seda tegema. Nii et selle asemel, et siin ahastada ja nutta ja küsida minu käest näiteks, mida teha, võta mõõk välja, vaimumõõk. Mine kirikusse, kuula vähemalt. Ja kui käia ei suuda, Rooma risti poole. Vähemalt, kas või 4 käpukil. Seal on võimalus. Muud võimalust ei ole. Minul on veel üks üleskutse võib-olla kõikidele inimestele, et kui paljud seletavad seda valimiskaotust e-valimiste võltsimisega, siis üks aus käitumine on see, et me võime ilmselt tuvastada siin e-valimiste võltsimise mustreid selle valimise käigus ja tegelikult ka eelmiste Riigikogu korduvaid algoritme. Absoluutselt, aga mida me peaksime tegema, on see, et me peaksime käituma konservatiividena nii justkui e-valimisi poleks võltsitud. Me peame tegema kampaaniat, me peame kirjutama oma tekste, ütlema välja oma mõtteid nii, et justkui valimistel ei oleks tegelikult toimunud e-valimiste võltsimist. Ja ainult sellisel viisil me võime jõuda inimesteni nii, et nad ka reaalselt siis pöörduvad ja pöörduvad maailmavaateliselt, poliitiliselt ja on valmis oma hääle andma konservatiivsele liikumisele järgmistel valimistel. See on väga keskne arvamus mul. See on telg arvamus. Telg suisa. Aga muidugi kõige suurem probleem, mida ma näen ja mis väärib endaga tegelemist oma suuruses, on see kasvav lõhe rahvusluse ja konservatiivismi vahel. See on väga huvitav teema muuseas ja see on nüüd juba hoopis teine ja pikem jutt. See on teise vestluse teema, aga etteruttavalt tahan selle ära markeerida ja kaardistada. Tõeline võitlus algab võitlusväljal nimega rahvuslus, võimalik, et versus konservatiivne maailmavaade. Sest mööndusi on tehtud liiga palju ja tulemuseks oleme saanud sellise assamalla, kellega mina ühte sammu ei astu. Meenutame seda, et väga paljud ennast rahvuslasteks pidavad inimesed on näiteks Reformierakonna ridades ja sotsialistide ridades ja nende ridades, kes tegelevad Eesti ühiskonna ja riigi, rahva, keele, kultuuri hävitamisega. Osad neist püsimeeli arvavad, et nad teenivad Eesti rahvuslust. Nad küll ei tea, mis see siis on, aga ja mis on veel pentsikum ja naljakam, et need, kes traditsiooniliselt hoiavad üle, ajalooliselt rahvusluse lippu, sa tead küll, kellest ma räägin. Need, kes Tartu linnas nii meeleldi andsid tagasi selle, mida lubasid kohe ära teha. Linnapea kohe, eks. Et peale nime midagi muud rahvuslikku ma seal ei näe tänase päeva seisuga. Ja sellepärast ma võib-olla natuke rutan ette, aga parem on seda teha varem kui hiljem, öelda, et võimalik on selle lõhe paratamatu suurenemine, et rahvuslikkus ja rahvalikkus, eriti veel, nagu rokoko, baroki suhtes, võib muutuda lepitamatuks vastuoluks. Mitte midagi pole teha. Aga mul on seda kerge rääkida, ma ei kuulu parteidesse ja ei tee absoluutselt mingit poliitilist karjääri, vaid räägin asja olemust läbi oma silmade. Väga paljud ütlevad, nii ei saa.
kes mind siis tagasi valib, minu lagedi, minu Kapa-Kohila volikokku. Aga sõbrakesed, mis on teile tähtsam? Mõelge, sest et enam ei saa mängida või käia kaasas. Kristusega käis ju ka kaasas seltskond, kellest kaugeltki mitte kõik ei saanud aru, et kes siis üldse õndsaks saab. Ja vastus oli ju väga ühene. Inimesel on see võimatu, ainult Jumal suudab kõike. Ja üks rikas noormees ei nukraks ja läks minema, sest varandus oli tal suur. Vot see, et lihtsam on kaamelil või köiel läbi nõela silma minna. Aga aeg on käes, meile ei anta, jalgpallis antakse lisaminuteid, kui on viik ja tegemist on finaaliga, esimese väravani. Me juba oleme lisaajal. Selle peale tasub mõelda. Ja võt kui siis idee eest välja astuda ja vana hea konservatiivse euroopaliku maailma eest, siis võib-olla mine tea, äkki antakse võitki peale kauba. Aga võidu sihiks ei tohi olla. M on mul koristaja volikogus, kus ise olen esimees ja pojanaine ehk minija on mul sekretär. No, mis elu räda. Kõik see võetakse sult üks hetk ära. Homme õhtul jääd auto alla. Mis siis saab? Siis on nukker, ämm on ilma töökohata ja minija on ka vallandatud. Asjad on nii kaugel. Asi on väga tõsine ja nüüd alles võitlus algab. Võideda tuleb, kahtlemata, ja see on see sõnum, mille me siit saatest edastame kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. Aitäh, Jüri Kotšinev, siia saatesse tulemast ja nende mõtetest. Alati meeldiv. Tänan. you